akadeemilist mõtet enne teksti ette lugemist. Kõigepealt keel. Keel ei teki ega kesta õhust ega armastusest, vaid konkurentsist teiste keeltega. Ja selleks peab keel tootma julgeolekut, majandust ja kultuuri. Ja just sellises järjekorras. Kõige tähtsam on julgeolek ja kultuur on alles 3. kohal. Kultuuriga on meil enam-vähem korras. Majandusega on vähe kehvemini, kus me loome mõttetuid venekeelseid teenuseid ja töökohti. Kehvasti ja kohe väga kehvasti on aga julgeolekuga, kus me riiklikult sallime Eesti vastasust ja riigi lõhestamist keele ja meele alusel, aga oma rahvusliku alaväärsuskompleksi nimetame sallivuseks. Hoiatani järjest rohkem sarnaneb olukord 2007. aasta pronksmässu eelsele olukorrale. Seetõttu tehkem asjad selgeks. Isamaa suurkogu avaldus Viljandis täna. Isamaa suurkogu väljendab muret kujunenud keelelise lõimumise jätkumise üle Eestis. Lähikuudel möödub 30 aastat eesti keele kui riigikeele staatuse taastamisest, kuid ühiskonna keeleline ja kultuuriline integreerumine on olnud vaevaline ja tulemusvaene. Vastav põhiseaduslik nõue eesti keele ja kultuuri säilimine ning sellest lähtuva konkurentsivõime tagamine maailma teiste keelte seas on Eesti valitsuse kohustus. Eesti keele kasutamine ja selle õppimine on igaühe inimõigus, mis paneb riigile vastavad kohustused. Just selle õiguse tagamiseks nõuab riik Eesti elanikelt ning paljude ametite pidajatelt eesti keele oskust vajalikul tasemel. Viimasel ajal levitatud kahtlused eesti keele õppimise vajalikkusest ning keele säilimise perspektiivist lähtuvalt ei ole tõsiselt võetavad. Eesti keel oli, on ja jääb. Eesti keele kasutamine on rahvusriigis loomulik. Meie ülesanne on julgustada ja aidata vähese riigikeele oskusega kaasaelanikke eesti keelt õppima ja kasutama, luues samas võimalusi eestikeelseks suhtluseks ja asjaajamiseks. Kutsume kõiki riigiametnikke ja kaaskodanikke üles ilmutama positiivset ja tunnustavat suhtumist eestimaalastesse, kes on valmis riigikeelt omandama, vältides bürokraatiat ja hingetut tähenärimist. Iga muukeelse inimese toomine eesti keele aktiivsete kasutajate hulka on meie ühine rikkus. Samas ei tähenda see nende emakeele ega kultuuri kõrvale tõrjumist. Nõukogude ajast jätkuv venekeelne haridussüsteem ei taga õpilastele konkurentsivõimelist keeleoskust ning võrdseid võimalusi õpingute jätkamisel ja tööle kandideerimisel. Antud probleemiga tuleb sihipärasemalt ning järjekindlamalt tegeleda. Eesti inimarengu aruandes 2017 välja toodud teadlaste ettepanekuid pole siiani arvesse võetud. Meil on võimalik alustada eelkõige eesmärgi seadmisest ning jätkata vajalike tegevuste planeerimise ja elluviimisega. Tuleb tugevdada ja muuta tõhusaks ning nähtavaks meie keeleasutuste töö, nende tegevuse üle peab olema parlamentaarne kontroll. Olukord, kus Eesti valitsusel puudub edasine eesti keele arengukava, ei ole vastuvõetav. Eesti keele kasutamine ja selle nõudmine ka teistelt suurendab Eesti julgeolekut, tugevdab majandust ning tagab vastava põhiseadusliku nõude täitmise.